2 laastavat tormi Euroopas. Rekordiline lumesadu Jaapanis. Ebatavaline külm Kariibi merepiirkonnas. Ebatavaline troopiline torm Filipiinidel. Lisateavet selle ja teiste eelmise nädala kliimasündmuste kohta leiate selle numbri ülejäänud osast. Torm Leonardo. Selle aasta 6. surmavalt tormist Leonardo on saanud Lõuna-Euroopa elanikele järjekordseks katsumuseks. Torm räsis Pürenee poolsaart paduvihmadega, mida liigitati äärmuslikeks. Portugal ja Hispaania sattusid loodusõnnetuse epitsentrisse. Sado jõgi ajas üle kallaste, muutes Portugali linna Alquerdo-Sali tänavad raevukateks jõgedeks. Mõnes kohas veetase ulatus 2 meetrini. Inimesed rääkisid, et nad pole kunagi varem nii võimsat üleujutust näinud. Üle ujutas mänguväljakuid, kodud ja ettevõtteid. Üleujutuste, maalihkete ja langenud puude tõttu olid sunnitud oma kodudest lahkuma enam kui 200 inimest. Portugalis 69 ringkonnas kuulutati välja eriolukord. Torm levis üle Püreneede Hispaania Andaluusiasse, sundides evakueeruma üle 7000 inimese. Koolitööd olid tühistatud peaaegu kogu piirkonnas, sadamad suletud, raudteeliiklus strateegilistel marsruutidel praktiliselt täielikult peatatud ja suletud umbes 50 maanteed. Malaga Costa del Soli peamisel lennujaamal reisilennuk väga tugeva tuule tõttu ei suutnud maanduda ja paljud lennud suunati ümber riigi teistesse piirkondadesse. Mägilinnas Krasalemmas sadas kõigest 16 tunniga üle 400 mm vihma, mis on peaaegu terve aasta jagu. Vesi imbus läbi hoonete seinte ja voolas mööda järske Munakivi tänavaid alla, muutes turismilinna katastroofipiirkonnaks. Kohalikud elanikud lõid oma kodude välisseintesse augud, et vesi välja lasta, muud väljapääsu lihtsalt polnud. Paljud olid sunnitud oma kodudest evakueeruma ja neid paigutati ajutistesse varjupaikadesse naaberlinnas Rondas. 5. veebruaril Saksamaa pealinna Berliini lennujaama halvas lumesadu ja jäitevihm. Hommikust saati kõik lennud olid peatatud, kuna lennukeid polnud võimalik jääkihist täielikult puhastada. Jäätõrjevedeliku kiht külmus ära enne, kui teine kaitsekiht sai peale kantud. Torm Leonardo tabas ka Põhja-Aafrikat. Marokos paduvihmad, jõed ja veehoidlad väljusid üle kallaste. Äkilised üleujutused ja maalihked sundisid 108 000 inimest evakueeruma. Larachi provintsis maalihke tagajärjel hävinud majas hukkus 3 naist. Katastroof nõudis veel 2 inimese elu Portugalis ja Hispaanias. Torm Marta. 7. veebruaril, vaid mõni päev hiljem, Hispaaniat ja Portugali tabas järjekordne torm nimega Marta. Ta tabas juba niigi vettinud pinnast, süvendades üleujutusi. Mandri Portugalile, Lissabonist lõunas, torm tõi endaga kaasa tugeva vihma ja üle 70 km tunnis puhuvad tuuleilid. Torm jättis elektrita üle 100 000 inimese. Raskete ilmastikutingimuste tõttu 3 omavalitsust lükkasid edasi 8. veebruariks kavandatud presidendivalimised. Tormi tagajärjel riigis hukkus 2 inimest. Lõuna- ja Lääne-Hispaanias halastamatult kallas vihma. Põllumehed teatasid katastroofilistest saagikahjustustest, 1000 hektarit brokoli, porgandi ja lillkapsakasvatust olid üle ujutatud. Madalatel aladel vesi ujutas üle tsitruseliste istandusi, viljapuuaedu ja karjamaid. Almera provintsis tugevad tuuleilid hävitasid kasvuhooneid, tehes maatasa köögiviljasaaki. Said kahjustada ka maapiirkonna teed ja ligipääsuteed taludele. Ebanormaalne külm. Veebruari alguses peaaegu kogu Venemaa keskföderaalringkonda haaras ebatavaliselt külm ilm. Paljudes piirkondades temperatuurid langesid äärmiselt madalale tasemele, mis on pigem tüüpiline Siberile, mitte riigi Euroopa osale.
Penza, Belgorodi, Voroneži ja Kurski oblastis temperatuurid langesid -30 kraadini Celsiuse järgi ja madalamale, kusjuures keskmine päevane temperatuur oli 19–23 kraadi võrra alla normi. Kõige tugevam pakane, ligi 42 kraadi Celsiuse järgi, registreeriti Komi vabariigis. Kusjuures need äärmuslikud külmaperioodid polnud lühiajalised, vaid kestsid väga pikalt. See on eriti teravalt vastuolus viimaste aastate soojade ja pehmete talvede taustal. Ka Moskvas temperatuurid oluliselt langesid alla veebruari keskmise. 3. veebruaril linnas registreeriti -21,6 kraadi Celsiuse järgi, samas kui kuu keskmine miinimum on -8,8 kraadi Celsiuse järgi. Leedut tabasid tugevad pakkased, intensiivsed lumesajud ja puhangulised tuuled. 2. veebruaril Šeduva linnas temperatuur langes -34,3 kraadini Celsiuse järgi. Sellist pakast polnud riik näinud 30 aastat. Äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid olulisi häireid ühistransporditöös ja mõned koolid olid sunnitud üle minema distantsõppele. Äärmiselt madalate temperatuuride tõttu tõmbusid pingule ja katkesid elektriliinid. Selle tulemusel jäi elektrita umbes 10 000 klienti. Soojuse säilitamiseks elanikud kütsid oma ahjusid ööpäevaringselt. Vähemalt 30 inimest kannatasid alajahtumise ja käte või jalgade ärakülmumise all, mõnel juhul riskides jäsemete amputeerimisega. Riigis suri tugeva külma tõttu 3 inimest. Ka Ukrainat tabasid tugevad külmad. Veebruari esimestel päevadel langes temperatuur põhja ja lääneosas -30 kraadini ja oli väljastatud punane hoiatustase. Halvenevate ilmastikutingimuste ja järsu temperatuurilanguse tõttu Kiievis külastajatele ajutiselt suletud Petšerski klooster. Zaporižžja oblastis oli registreeritud ebatavaline loodusnähtus, Azovi meri oli enam kui 200 meetri ulatuses rannajoones täielikult kaetud jääga. Kohalike elanike sõnul, see on esimene selline juhtum vähemalt viimaste 15 aasta jooksul. Kirovohradi oblastis temperatuuril -22 kraadi juures põldude pinnas külmus poole meetri sügavusele ning pealmine kiht oli kaetud jääkihiga. Ekspertide sõnul need tingimused kujutavad endast tõsist ohtu talikultuuride, näiteks rapsi, odra ja nisu ellujäämisele. 3. veebruaril Kuubal esimene kord kogu vaatlusajaloo jooksul oli registreeritud temperatuur 0 kraadi Celsiuse järgi. Ilmajaama lähedal taimestiku kattis härmatis. Külm õhumass levis üle suurema osa riigist. 32 ilmajaama registreerisid temperatuuri +10 kraadi Celsiuse järgi või alla selle, mis on troopilise piirkonna kohta äärmiselt ebatavaline. Bahamaa saartel oli samuti ebatavaliselt külm. Freeportis temperatuur langes 10,8 kraadini, mis on riigis kõigi aegade madalaim mõõdetud temperatuur. Ka Guatemalas püstitatud riiklik külmarekord. Jaapan. Alates 20. jaanuarist Jaapani 15 prefektuuri on tabanud läbi aastakümnete rängim lumesadu, põhjustades märkimisväärset kahju infrastruktuurile ja nõudes kümneid inimelusid. Kõige rängemalt said kannatada Jaapani mere rannikuäärsed piirkonnad. 1. veebruaril Aomori prefektuuris ulatus lumekihi paksus 183 sentimeetrini, peaaegu 3-kordselt kliimanormist kõrgem. Aomori linn oli halvatud, lumehangede tõttu olid suletud koolid ja tekkisid elektrikatkestused. Esmakordselt peale 2005. aastat Jaapani võimud olid sunnitud kutsuma enesekaitsevägesid appi katuseid puhastama ja üksi elavaid eakaid aitama. 3. veebruari hommikuks olukord mitmes prefektuuris oli jõudnud kriitilisele tasemele. Lumekihi paksus ulatus kohati 146 sentimeetrini, mis püstitas kõigi aegade rekordi. Alates 6. veebruarist tugevad lumetormid tabasid ka Hokkaido prefektuuri. Wakkanai linnas tuuleilid ulatusid kiiruseni 31 meetrit sekundis. 8. veebruaril, üldvalimiste päeval, lumesadu halvas transpordisüsteemi. Oli tühistatud üle 270 lennu, sealhulgas need, mis ühendasid Hanyoda ja Osaka lennujaamu riigi teiste osadega.
Tokaido ja Sanyo liinidel sõitvad Shinkanseni rongid hilinesid. Samal päeval Tokyos, kus maha sadas 5 sentimeetrit lund, jäisel sillal toimus ulatuslik 7 auto osalusega ahelavari, milles sai vigastada 6 inimest. Tugeva lumesaju tõttu Hosei ja Chuo ülikoolid lükkasid sisseastumiseksamite alguse edasi. Pealinna piirkonnas elektriliini rike täielikult peatas Utsunomiya raudteeliini liikluse, põhjustades ulatusliku transpordikatkestuse. Rekordiline lumesadu üle kogu riigi on nõudnud vähemalt 42 inimese elu. Enamik neist kukkus lumekoristustööde käigus katustelt alla kukkudes. Kasahstan. Orkaani jõulised tuuled räsisid Shanatasi linna Shambili piirkonnas, põhjustades märkimisväärset kahju infrastruktuurile. Torm algas 5. veebruari õhtul ja järgmiseks hommikuks tuuleilid ulatusid juba 36 meetrini sekundis. Mitmekorruseliste elamute katused ja fassaadikatted olid maha rebitud. Said kahjustada 8 ärihoonet ja kogukonnakeskus. Tuul kahjustas ligikaudu 2 kilomeetrit elektriliine ja murdis maha ligikaudu 30 puud. Samuti tulid teated sõidukitele tekitatud kahjustustest. Mõnedes linnapiirkondades oli ajutiselt katkenud elekter. Ohutuse huvides 15 kooli olid üle viidud distantsõppele. Uuringute kohaselt Shanata asis tuulekiirust, mis ületab 17,2 meetrit sekundis keskmiselt, registreeritakse mitte rohkem kui 5 tunnil aastas. Kuid tormi ajal püsis pidev tuulekiirus peaaegu terve päeva vältel ebanormaalselt kõrge, vahemikus 17 kuni 31 meetrini sekundis. Filipiinid. 3. veebruaril Filipiinide meresoojade vete kohal välkkiirelt tekkis troopiline torm, mis vaid 2 päevaga arenes välja troopiliseks tormiks Benha. 5. veebruari ööl ta tabas Mindanao saarel asuvat Surigao del Suri provintsi. Kuigi tuuled olid suhteliselt nõrgad, umbes 60 kilomeetrit tunnis, peamine oht varitses kuni 660 kilomeetri laiuses sademete tsoonis, mis vaid mõne tunniga vallandas üleujutuste ja maalihkete ahela. Kesk- ja Lõuna-Filipiinidel jõed ajasid üle kallaste. Paduvihmad hävitasid sõiduteid ja osaliselt isoleerisid elupiirkondi. Eriti rängalt said kannatada Iligani linn ja selle lähedal asuvad Misamis Orientali provintsi piirkonnad. Veejood ujutasid kiiresti üle madalamal asuvaid linnaosad, uhtudes minema kallastel asuvad elamud ja kandes allavoolu autosid kaasa. Inimesed kiiruga evakueerusid kõrgematele kohtadele ning mõned jäid oma kodudesse lõksu. Cagayan de Oro linnas paduvihm põhjustas maalihke, mis mattis enda alla elamu, tappes 4-liikmelise perekonna. Ligi 80 sadamat üle riigi olid suletud, jättes tuhandeid reisijaid lõksu. Filipiinidelt läbi liikunud torm mõjutas ligikaudu 500 000 inimest ja 10 000 olid sunnitud evakueeruma. Torm nõudis 12 inimese elu. Eriti murettekitav on aga asjaolu, et troopiline torm Benha koos oma tohutu vihmasajuga tekkis palju varem enne Filipiinidele tüüpilist taifuunide hooaega, mis tavaliselt algab mais. Selle nädala sündmused on taas kord põhjuseks juhtida teie tähelepanu tänapäevaste kataklüsmide ühele ohtlikumale tunnusele, nende sünkroonsusele, kus loodusõnnetused ei toimu enam paikselt, vaid pigem laineliselt, kliimasündmuste kaskaadina, mille käigus üks käivitab järgmise. See omavaheline seotus suurendab progresseerumist ja kiirendab meie planeedi hävingut. Allatra teadlased registreerisid loodusõnnetuste sünkroniseerumise esimesed märgid juba 2020. aastal ja hoiatasid selle eest maailma kogukonda. Siis saigi selgeks, kliima oli jõudnud uuele tasemele, sündmused eri piirkondades hakkasid leidma samaaegselt aset, üksteist tugevdades ja kahju mitmekordistades. Juba tollal oli selge, aega on vähe ja tegutsemine on hädavajalik. Kuid inimkond jättis kasutamata võimaluse rakendada Allatra teadlaste poolt välja pakutud teaduslikult tõestatud tehnoloogiaid kliima stabiliseerimiseks.
Tulemust näeme juba täna. Sünkroniseerumine on saavutanud sellise hoo, et mõne riigi elanikel pole aega taastudagi ühest katastroofist, kui neid juba tabab järgmine. Inimesed elavad sõna otseses mõttes pidevas kliimauudusunenäos. Euroopa on selle ilmekaks näiteks. 2026. aasta algusest on möödas vähem kui 1,5 kuud ja mõned riigid on juba kogenud 7 tormi järjest. Statistika räägib valjemini kui sõnad. Vaadakem Euroopa tormituulte graafikut, kommentaarid on tõepoolest liigsed. Kõik see on meeldetuletuseks ajaväärtusest. Tuletab meelde sellest, et me peame tegutsema kohe, seni, kuni meil on veel olemas teaduslik alus, laborid, seirekeskused ja need spetsialistid, kes on veel võimelised lahendust leidma. Üha rohkem inimesi mõistab, et ilma teadliku inimsekkumiseta hävitavad protsessid ei peatu. Seepärast räägivad 100 000 inimesed sellest juba oma sõpradele, tuttavatele ja kõigile oma ringis olevatele inimestele, sest nad mõistavad, et ainult kriisi ulatuse mõistmine kogu planeedil saab kiirendada lahenduse otsimist. Nad tegutsevad, sest tahavad elada ise ja tahavad, et elaksid nende lapsed.